Järgmine kõneleja meie Petšaktša paneelis on Margus Reinsalu. Ja Margus on öelnud niimoodi: ma olen käivitaja, kui näen midagi uut ja huvitavat, siis tunnen, kas see on kasulik ja perspektiivne. Lühidalt selgelt tundub, et see Petšaktša sobib sulle hästi, tule. Austatud peaminister, lugupeetud audients. Olen ettevõtjast Eesti kodanik, kes on viimased 8 aastat elanud Hispaanias, lõunarannikul. Ei oma Eestis enam suuri ettevõtmisi, ei oma ka seal Hispaanias, kuid oma investeeringud üle maailma oleme teinud Eesti kaudu ja Hispaania on olnud siiamaani hea koht, kus elada. Kui nüüd vaadata Eestit ja Tallinnat, meie pealinna ja meie vanalinna, siis see on tore koht, kus käia, kus käib palju turiste, kus on endal hea olla, ajada ärijuttu, juua tass kohvi, õlut ja teha plaane maailma jaoks. Eestimaa. Kirjade järgi on eestlased siin kohapeal elanud viimased 10 000 aastat. Pindalalt oleme umbes sama suured kui Šveits, Holland, Taani, rahvaarvult 1,3 miljonit, 1,4 miljonit. Kui Hiinas küsida, et kui vana on teie riik, siis kui ütled, et järgmine aasta saab 20 aastat iseseisvud, siis ütlevad, et umbes tule 1000 aasta pärast tagasi. Kui öelda, et 10 000 aastat oleme siin olnud, siis on umbes teine lugu. Kui öelda, et meil on 1,3 miljonit inimest, siis ei ole ka just palju, kuid kui öelda, et me teenindame piirkonda, mis on vähemalt 300 miljonit inimest, siis on see juba teine lugu. Viimase 20 aastaga on olnud meie areng nagu väga suur ja märkimisväärne, alates iseseisvusest siiamaani. Ja me oleme saavutanud tänaseks peaaegu kõik, mis Euroopa Liidus saavutada on, et me oleme kõikide tähtsamate klubide liikmed, nagu Euroopa Liit, NATO, Schengeni viisaruum, OECD ja nüüd tuleb euro ka. Kuhu edasi? Mis nüüd teha? Kogu maailm on meie ees. Et kui investeerida Eestist väljaspoole, eksport, siis jah, Euroopa Liidu turg on meile tuttav, konkurents on siin küll tiheks, ta on lähedal, Ameerika, valge maailm, arenevad turud, Lõuna-Ameerika, Aafrika, Aasia, Venemaa. Nüüd mida on meil nagu maailmale pakkuda? Olen nüüd selle viimase aasta jooksul ringi käinud erinevates kohtades maailmas ja põhiliselt Aasias, Singapur, India, Hiina, Araabia, Abu Dhabi, Dubai ja üleeile tulin jälle Hiinast tagasi siia. Ja on jäänud kõlama see, et mis on tegelikult see, mis Eesti kohta huvi pakub, on see, et meil on nii palju hea maksusüsteem ja liberaalne ettevõtluskeskkond ja lihtne administreerida ja internetipangandus ja e-lahendused. Aga just see maksukeskkond, et mitte nii väga investeerida Eestisse, vaid investeerida läbi Eesti. Et see on kasulik nagu Šveitsi või Luksemburgi näite kohal, et investeerida läbi Eesti Euroopasse ja ka muudesse maailma riikidesse, see on nagu kasulik, aga seda ei teata. Et see on see, mida meil tuleb maailmale näidata. Ja et olla pildis, siis seda on lihtne teha läbi selle, mida siis nagu maailmas ajatakse. Ja olla pildis, seda on lihtne teha siis, kui sa teed seda läbi suhete, läbi kultuuri, mitte ainult üksi läbi poliitiliste, diplomaatiliste kanalite, vaid läbi suhete ja kultuuri ja siis ettevõtlus. Et
Ja Eesti-sugusel väiksel riigil, me ei jõua kõike teha, me ei jõua igale poole minna. Et meil on olemas traditsioonilised turud, siis kasutame neid ära. Aga kui teha nagu lihtne arvutus, et selles piirkonnas, mis jääb Singapuri, Hongkongi, Pekingi, Dubai ja Mumbai vahele, seal elab kuskil 3 miljardit inimest. Ja järgmistel aastatel on seal majanduskasv nagu kõige kõrgem maailmas. Ja ütlen, et kui seal täna elab 30% inimesi linnades, siis linnadesse juurdekasv nagu kogu aeg suureneb. Ja kui seal täna oleks keskmine palk USA tasemel, siis ainuüksi Hiina tarbiks ära 3/4 kogu maailma kogu toodangust. Nii et seal on nagu jätkuv kasv nagu ees kogu aeg. Et tasuks sellele mõelda, et kuhu panustada järgmised 10 aastat. Et kui ma ise olen nüüd 8 aastat Hispaanias elanud, siis tuleb pähe mõte, et järgmised 10 aastat võiks kuskil sealkandis veeta. Nüüd talendid koju, see on väga hea, kuid selleks ei pea tulema füüsiliselt koju. Et miskipärast mina, kes ma olen 8 aastat väljas elanud, olen viimased aastad tegelenud Eesti asjaga rohkem kui kunagi varem. See on huvitav, siin on näha võimalusi, nii edasi. Et need Eesti inimesed, kes on väljaspool Eesti, et nemad annaksid oma panuse, oma suhted, oma teadmised, oma kapitalid, oma liikumised, kasutaksid seda osaliselt Eestist ära. Ja eks ikkagi veri on paksem kui vesi, nii et see on hea mõte ja sellest suunast tuleks liikuda. Ja ma arvan, et Eestil ei ole raske pildile saada, kui me näitame seda, mis meil on, ja näitame seda online'is, sotsiaalmeedias, mis on täna populaarne. Aitäh! Aitäh, Margus! On mul õigus, kui ma arvan, et ma praegu surun Maroko aukonsuli kätte? Maroko aukonsul Eestis küll. No näed. Aitäh sulle!